Ega tegelikult me olime siin 8 nädalat kokku, tegelikult isegi 9 nädalat kokku Eestimaalt ära, elasime laagrielu, olime Poolamaal ja kõik seda ainult ühe ainsa eesmärgi nimel, ehk siis jõuda Euroopa meistrivõistluste finaali 2017 aastal. Ja kui me ühel hetkel olime sellele suhteliselt lähedal, siis nädala pärast me ühel hetkel olime sellest jälle hirmus kaugel. Ehk siis mängisime esimesel turniiril oma eeldatava taseme välja, olime pärast esimest turniiri teisel positsioonil, mis siis tagab edasi play-off mängu ja sealt läbi siis edasipääsu EM-ile, mis tegelikult meie jaoks kõige suurem siht oli. Siis nädal hiljem, kui alustasime samade võistkondade vahel Tšehhis turniiri, ehk siis meie alagrupp Tšehhi, Rumeenia, Makedoonia ja Eesti, siis pärast esimest mängu kaotasime Rumeeniale. Meil oli suhteliselt must, kuid selles mõttes ei olnud veel midagi kadunud. Makedooniat võita, Tšehhiga isegi sellel hetkel ei pidanud isegi neid võitma ja oleme ilusti teisel kohal ja edasi, kuid paraku siin teine mäng Makedoonia võistkonnaga mängisime kehvasti, kaotasime tulemusega 1-3 ja see oli nüüd tegelikult see hetk, kui me arvasime, et enam hullemaks minna ei saa pärast esimest päeva, siis tegelikult sai küll. Et sisuliselt selle 2 esimese päevaga me olime jõudnud väga-väga kaugele sellest eesmärgist, et jõuda jällegi EM-finaalile. Ja vajasime vastasmeeskondade abi. Ehk siis esimeses mängus pidi Rumeenia teise turniiri 3. päeva mängus Rumeenia ja Makedoonia, pidi siis Makedoonia võitma Rumeeniat 3-0, 3-1, siis säilib Eesti võistkonnal võimalus jõuda EM-finaalturniirile. Kui meie hommikul koosolekuid tegime oma trenni asjad, nagu ikka igapäevane mängueelne rutiin, kui me kõike seda läbi viisime, siis tegelikult olime me teadmises, et põhimõtteliselt võib-olla meil polegi õhtul millegi peale mängida. Ja jõudsime spordihoonesse, siis veel varem see esimene mäng käis, Rumeenia, Makedoonia ja kui ma ei eksi, siis me jõudsime spordihoonesse seisul 1-1 kolmandas game'is Makedoonia ees. Ehk siis näeme, et kõike võib juhtuda. Ja just parasjagu oli mäng lõppenud meile soodsalt 3-1 Makedoonia võiduga, kui tegime oma mängueelse riietusruumi istumise ära ja ega sellisel hetkel riietusruumis kõik, kes me seal olime, oli see siis treenerid, olid need mängijad, ega seal ei olnudki väga midagi öelda, et kõigil oli hetkega see 2 päeva masendust läinud ja tohutu tahe mängida Tšehhi vastu. Meie eesmärk oli siis neid võita ja sellisel juhul, kui me ise Tšehhit võidame, olemegi ilusti alagrupis teised ja kindlustame omale koha play-offis, mida me siis lõpuks suutsime. Kevad 2016, ma arvan, et oli siin viimaste aastate üks vägevamaid finaalseeriaid võrkpallis koduses liigas. Selver Tallinn, Pärnu võrkpalliklubi kruvisid siis selle kevadise finaali maksimaalselt 7 mängu peale ja väga selgelt mäletan, et kui istusime enne esimest mängu riietusruumis ja traditsiooniliselt vähemalt minu treeneri stiil on see, et ükskõik kellega me mängime, millal me mängime, mida me mängime, siis enne mängu ma tahan kõikidele meestele otsa vaadata riietusruumis ja ilma selle jutuajamiseta väljakule ei pääse, siis traditsiooniline jutuajamine oli ka siis ja tegelikult tuletasin meestele meelde, et mille pärast me teeme sporti. Ehk siis, kes on treener, kes on mängija, et me teemegi seda just hetkede nimel, kus on võimalus mängida mingile tiitlile, kus on sees juba selline kerge kõrgendatud pulss, adrenaliin, et saaks juba nüüd mängule minna. Ja ütlesingi, et selle nimel me alustame siin hilissuvel siin augustikuus ettevalmistust, näeme vaeva ilma pallita, jookseme
tõstame kangi ja nii edasi, treenime ühe kooslusega konkreetsel hooajal siis pikalt pallisaalides, et täpselt need ongi need hetked, mille nimel me seda teeme. Seeria, nagu ütlesin, läks ülipikaks. Ma arvan, et see kusagil kestis ligi 2,5 nädalat, kui siis, kuna Pärnul oli koduväljaku eelis, siis kohtusimegi siis tegelikult 2,5 nädala pärast samas kohas, samas riietusruumis, mina siis samade meestega otsustavas 7. finaalmängus. Ja siis ega jällegi, see on nüüd hetk, kus ega need sellised taktikalised ja need jutud on nagunii kõik räägitud, et kui sa ikkagi järjest 7. korda ühe võistkonnaga mängid, siis jah, peensused ikka saab, aga suhteliselt selge, millega on tegemist, kuidas peaks mängima. Ja ütlesin meestele, et tegelikult esimene finaalmängu eel, kui ma just ütlesin, et selle hetke nimel me seda teeme, siis et ma tegelikult valetasin, et tõeline trenn, tõeline spordimees just teeb seda, kõike neid kannatusi, rutiini talumist, ohverdusi oma vaba aja arvelt ja nii edasi, just täpselt selle hetke nimel, et olla valmis selleks viimaseks 7. finaalmänguks. Kindlasti mingi hetkeni on kõige olulisem see, et peab olema tahe. Peab olema tahe just sinna trenni jõuda. Loomulikult on oluline, kuhu trenni jõuda selles mõttes, et kes on sul treener, kui palju parasjagu treener näeb sinus potentsiaali, arendab, töötab nii-öelda pisiasjade kallal, et kui trennis ei ole, ega siis on keeruline seda teha ennast paremaks. Et see on nagu ikkagi kõige alus. Loomulikult sinna juurde, et oleks vaja andekust, selge see, igal alal siis vastavalt omad nüansid, mis andekus tähendab, aga töökus, andekus on nagu peamised, aga midagi pole teha, et on see siis väljaspool sporti või spordis, mis ma mõtlen väljaspool sporti, on ka tavatööturg, ega oma jagu peab olema ka tegelikult nii-öelda õigel ajal õiges kohas, ehk siis nimetame seda õnneks, et oluline faktor on ka see, et ei pääseme ka sellest. On see nüüd siis treener või sportlane, see tunne, et sa oskad kõike, tead kõike, see on minu arvates väga vale tunne. See on nagu üks ja teine sihuke põhi võib-olla lause, mis tegelikult tihtipeale ongi vaja meenutada ja korrutada just raskel hetkel, on see, et iga siis panustatud aeg, vaeva nähtud töö, küll see ka lõpuks leiab tasu, et on see tasu varem või hiljem, aga kui ikkagi midagi meeletult tahta ja meeletult millegi nimel tööd teha, siis küll see tulemus ka tuleb. Oluline, et inimene, laps siis alguses, et on kehaliselt aktiivne, oluline, et sporti teha läbi selle, kui ka teha siis ainult noorena seda sporti, mitte professionaalsel tasemel teha. Ma olen suhteliselt kindel, et inimene, kes teeb sporti noorena, on aktiivne ka tulevikus, et tegelikult see on ju peamine eesmärk. Et loomulikult on võrkpallil omad nüansid, miks just seda valida. Ma arvan, et võrkpall on, kui siin teiste pallimängualadega võrrelda, siis ala, kus on ääretult oluline siis nii-öelda tunnetuslik läbi reaktsiooni tehtav otsus, sest et võtame siin teised alad, jalgpall, korvpall, on võimalik palli mingi hetk enda käes kontrollida. Mingi hetk on seda aega vähem, mingi hetk rohkem, aga ikkagi on hetke, kus on pall minu käes ja ma mõtlen, mis ma sellega teen või vaatan. Siis võrkpallis see hetk on millisekund ja see peab olema otsus tehtud. Et ega tegelikult on niisugune instinktide mäng ja neid instinkte, et nad oleksid need lahendused õiged ja head, et neid tegelikult läbi treeningu saabki ainult parandada.